Mõned mu sõbrad on ukrainlased. Neid elab nii Kiievis kui Odessas, Prahas ja Torontos, aga ka Ida-Virumaal Jõhvis. Pastor Vadim Jerjomenko eestvedamisel on Jõhvis sündinud kogudus Uus Põlvkond. Koguduse juures töötavad karskusselts ja rehabilitatsioonikeskus, mille eestvedajateks on Juri Muusnik abikaasa Olgaga. Kõik nad on Eesti patrioodid ja aktiivsed kohaliku elu edendajad. Eesti Diakoonia koostööpartnerid Justiitsministeeriumi jätkutoe projektis vanglas vabanenute integreerimiseks tavaellu. Täna on uue põlvkonna hoole all 10 vabanenut ja veel 10 raskustes peresid. Nendes peredes on mureks erinevad sõltuvused, tööpuudus ja vaesus. Roman on tegelikult pealinna poiss. Peeteli kiriku sotsiaalkeskuse töötegijad tutvusid temaga Kopli lagurajoonis. Ta oli siis 15. Kuigi Roman pidas Peeteli inimesi oma sõpradeks ning sai aastate jooksul neilt riide ja toiduabi, ei tulnud ta siiski keskusesse elama. Ta tahtis ise hakkama saada. Kahjuks jäi ta tänavaelule alla, langes sõltuvustesse ning veetis aastaid erinevates vanglates. Jõhvi tuli ta koos tugisik Kaare Vainuga 2 aasta eest. See oli tema viimane võimalus. Täna on ta Juri parem käsi. Jumal teeb imesid, ütleb ta. Rainer oli pealinnas tippkokk, kuid ei saanud enam töötada tugeva alkoholisõltuvuse tõttu. Ta on Jõhvi rehabilitatsioonikeskuses juba 2 korda. Vahepeal oli tõsine tagasilangus, aga nüüd valmistab ta taas süüa. Nii keskuses kui ka ühes Jõhvi parimates söögikohtades. Need 10 meest, kes on läbimas rehabilitatsiooniprogrammi, teavad, mis nende jaoks on kaalul. Nende elud. Ja nad püüavad väga. Olga ja Juri on neile eeskujuks ja abiks. Et rohkem inimesi aidata, hangiti ka teine maja, kuhu saab suunduda peale programmi. See paikneb veidi väljaspool Jõhvi linna ning sinna on plaanis rajada nii töökojad kui köögiviljakasvatus. Esimene kasvuhoone annabki juba leiva kõrvast.